Mitu aastat tagasi me rääkisime ühe inimesega sellest evangeeliumist, mida kuulsime möödunud pühapäeval. Lausest armasta oma vaenlasi. See inimene püüdis vaidleda minuga, ütles, et see lause ei ole Jeesuse Kristuse sõna. Keegi hiljem, võib-olla 6.-7. sajandil kirjutas evangeeliumisse, aga Jeesus Kristus ei öelnud seda. Mina tahtsin rääkida kirikuisadest, kes juba enne seda kommenteerisid seda lauset, aga polnud mõtet. Sellepärast, et olid inimesed, kellele see inimene ei suutnud andestada. Ja niimoodi ta elas mitu aastat. Aga elas mitte ainult niimoodi, et ei suutnud andestada, et temal oli mingi vaenlane või vaenlased, aga elas ilma Jumalata. Iseenesest Jeesuse Kristuse õpetus on väga ilus. Paljud inimesed tahavad olla koos Jeesuse Kristusega ja võib-olla just seepärast me käime kirikus, võib-olla seepärast me palvetame. Aga üks asi, olla koos Jeesuse Kristusega, olla tema junger, igavesti ma otsustasin, et tahan olla aegade lõpuni. Aga teine, olen Jeesuse Kristuse junger teatud hetkeni. Kui mulle meeldib, ma palvetan, ma tahan olla koos temaga, aga kui tulevad raskused nagu see lause, armasta oma vaenlasi ja mitte üldiselt, aga konkreetseid inimesi, kui on niisugused inimesed meie ees, siis on väga raske. Ja inimesed väga tihti püüavad mitte mõelda nendes asjadest, mis on Jeesuse Kristuse õpetuse lahutamatu osa. Ja mitte ainult sellest on jutt. Väga tihti inimesed tulevad kirikusse, neile midagi meeldib, nad otsivad rahu, nad otsivad vaikust, aga ise ei taha mitte midagi teha. No näiteks argipäeval me väga tihti laulame. Inimesed ei taha, sellepärast see ei ole juba see, mille jaoks nad tulid kirikusse. Nad otsivad rahu ja võib-olla hea meelega nad viibivad kirikus, aga ei taha teha ise mitte midagi. See on seesama. Ma ei taha võtta Jeesus Kristust ja tema õpetust tervikuna. Ma tahan valida seda, mida mulle meeldib. Ja võib-olla ma ei palveta enam Jeesusele Kristusele. Ma kujutan iseenda jaoks mingi vale Jumalat ja olen koos temaga. Vale Jumalat, kes mulle meeldib, kes teeb seda, mida ma tahan, aga kes ei suuda lõppude lõpuks päästa. Jeesuse Kristuse õpetus on väga tihti väga raske. Ja võib-olla kui mulle midagi ei meeldi, kas Jeesuse Kristuse õpetus või näiteks paavsti õpetus, paavsti sõnad või see, mis toimub kirikus, võib-olla ma seda enam pean mõtisklema selle üle, missugust Jumalat ma tahan. Kes on kõige tähtsam minu jaoks, kas tõeline Jeesus Kristus või see Jumal, keda ma ise loon oma südames.